mina olen Keili Sükiainen ja ma olen saates Kas tunned mind ja ma olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. No peaaegu kõigile. Kes on Keili Sükiainen? Ta on saatejuht Postimees. Saatejuht. Mingi saatejuht. Mingi influencer on meil. Ma ei tea. Saatejuht, influencer. Keegi, kes on kuskil kanalis saatejuht. TV3 endine reporter. Jaa, vaat Kristi. Ei tea. Oli saatejuht. Ei, mina küll ei tea. Ma tean, et on mingi saatejuht, aga rohkem ei tea. Saatejuht. Saatejuht vist. Saatejuht. Ma ei tea. Ma ju tema ametinimet päris täpselt ei tea, aga ma olen tema saateid vaatanud. Seltskonna täht. Ilma tüdrukust. Ei. Nime olen kuulnud, aga kas mingi influencer ei olnud? Avaliku elu tegelane. Ei tea. Ei tea. Ei tea. Telenägu, raadionägu, midagi sellist. Saatejuht. Keili Sükiainen on minu kursad. Vihkel! TV3-st. Oota, ma tean küll. Ma arvan, et ta töötab teles. Ei tea. Poliitik. Oissa kuja. Appi, ma olen täiesti šokeeritud. Ma reaalselt arvasin, et inimesed Tallinnas ei tea, kes ma olen. Ma olen siuke lihtne Tartu tüdruk. Ja ma mõtlesin, et lähed Tartusse, siis kõik teavad igasugu lugusid rääkida, aga näed. Ja nii tore, et minu kuulsaven Mihkel Tamm, kes ju kunagi pikalt ka Delfis töötas. Nüüd ta vist välisministeeriumis ma olen vaadanud, nii et peab Mihklile helistama ja tervitused edasi saatma. Ja ilma tüdruk ma ausalt ei ole kunagi olnud. Ma olen TV3-s küll töötanud, seal ma alustasin uudistes kunagi, tegin naabris paremat inglite aega. Aga nüüd ikkagi siis Kanal 2 saatejuht. Nii et väga armas, et inimesed teadsid reaalselt. See saab küll väga põnev olema, mida inimesed küsivad. Tere, Keili! Ma tean, et sul on telesaade Südamesoov ja ma tean, et sulle väga meeldib reisida ja ma tahtsin küsida, kas sa tahtsid mingil ajal oma telesaadet nagu kuskil areneda mitte ainult Eestis, vaid ka nagu, ma ei tea, kuskil Itaalias või kogu maailmas? See on väga hea küsimus. Mul oli millalgi, kui ma TV3-s töötasin, veel uudistes, enne kui ma tegelikult saatejuhiks hakkasin, siis ma isegi kandideerisin ühte tuntud telesaatesse, ühe selle telesaate nii-öelda nagu telesaatejuhi assistendiks ja siis mul oli küll selline American Dream, et äkki ühel päeval ma võiks olla mingi jutusaate saatejuht Ameerikas. Ma ei tea, mulle meeldib alati nagu unistada mingi sinise ja roosa pilve peal ja nüüd ma kujutan ette, et tegelikult, kui ma nüüd reaalselt sellele otsa vaatan, et see on päris keeruline, kui sa oled Eestist ja võib-olla sul on inglise keel aktsendiga veits ja nii edasi. Aga jaa, ma olen sellest unistanud. Aga jah, siis kuidagi miski minus otsustas, et äkki ma ikka jään Eestisse ja ma ei lähe töölt ära ja põhimõtteliselt 2 nädalat pärast seda otsust pakutigi mulle Inglite saadet ja kohe pärast seda Naabris paremat ja siis ma hakkasin ka 7 uudiste ankruks. Nii et jah, ma ei tea, nüüd juhtus nii, et sain oma saatekes Eestis. Aga jah, see oleks päris lahe. Itaalias võiks täiega reisisaadet teha muidugi. Jaa. Keda sa kõige rohkem armastad? Appi, kui hea küsimus, keda ma kõige rohkem armastan. Ma arvan kogu oma peret, väga-väga oma vanaema Ainit. Ta on üks kõige olulisemaid inimesi mu elus ja muidugi oma toetavaid vanemaid, oma õdesid, keda ma lihtsalt imetlusega vaatan. Sest aru, mu väike õde lõpetas just 5. kursuse arsti. See tundub uskumatust minu jaoks, ta on ikka mingi 5-aastane. Nii et ja oma perekonda ja muidugi oma sõpru, mida kõige. Ja ma armastan ikka ennast ka. Ma arvan, et see on väga oluline. Mis draama neil on selle Maribel Väänaga? Ma ei tea. Ma tõesti ei tea, mis Maribeliga on. Et minul ei ole mitte midagi tema vastu kunagi olnud. Üllatav oli kuulda mingis podcastis sellist juttu ja
mul on ainult toetavad sõnad. Nagu ma ütlesin ka, mul oli väga lahe vaadata, kuidas ta esimesel hooajal pärast seda, kui mina enam ei saanud naabrusperemat teha, kuidas ta väga ägedalt saadet juhtis ja laulis samal ajal ja mul ei ole tõesti mingit probleemi temaga. Ja sorry, kui ma seda Instagramis ütlesin, et sa ütlesid seda podcastis, et ma ei tea, mõtlesin, et nii siis tänapäeva noored suhtlevadki. Päiks. Mis tema pikkus on? See on kõige rohkem küsitud küsimus ever, isegi kui mind guugeldada. Ma olen 1,81–2 sentimeetrit, hommikuti vist veits lühem või ei, hommikuti just pikem, õhtuti lühem. Ühesõnaga jah, 81–82, aga iga kord, ükskõik kuhu ma lähen, inimest on nii Isver, sa oled palju pikem päriselus või Isver, sa oled palju lühem päriselus, et siis ja, see on minuga vist terve elu kaasas käinud. Aga jah, teeme 1,82 m. Pikad tüdrukud oli ilusad. Millal kohtume? Ema ütles, et võõraste meestega ei tohi rääkida. Kas ta on õnnelik? Jaa, ma olen täiega õnnelik inimene. Ja mul on nii palju asju, mille üle elus õnnelik olla, tänulik olla. Nii et jah. Kust kohast ta leiab nii andekaid ja toredaid Eesti inimesi, keda aidata? Kus me leiame neid südamesoovi kangelasi? Eks palju kirjutatakse meile. Kunagi, kui ma selle südamesoovi saate välja mõtlesin, siis ma ei läinud ju selles mõttes tühjalt lehelt, et ma olin teinud vist 6-7 aastat Inglite aega ja üldse erinevaid selliseid heategevusliku suunaga saateid ja lugusid. Aga üks asi, mis sealt silma paistis, oli see, et kõige õigemad inimesed jõuavad meile siis, kui keegi teine märkab neid. Ehk siis südamesoovi formaat just oligi nii, et me julgustaks kogukonda, sõpru, sugulasi, õpetajaid, töökaaslasi märkama, kui keegi inimene, kes neil on alati toeks olnud, on kuidagi sattunud olukorda, et ta ise vajaks abi või ka lihtsalt tunnustust. Et jah, et ma olen hästi tänulik kõikidele inimestele, kes on meile kirjutanud ja kes saadet vaatavad, et niimoodi need lood meieni jõuavad. Aga eks me nii-öelda otsime ka, et ma olen helistanud arstidele maakondadesse, valdadesse, koolidesse saatnud kirju, lihtsalt rääkinud inimestega ja nii-öelda levitanud sõna, et leida need õiged inimesed ülesse. Nii et jah, selline suur tiimitöö, aga mul on nii hea meel kuulda, et isegi inimesed tänavalt märkavad seda, et me oleme tõesti õiged inimesed üles leidnud ja aitame neid, nii et see võtab härdaks nüüd. Et kuidas ta suudab olla nii lõbus ja ma ei oskagi nagu ütelda, kirjeldada rohkemat, sest ta on tõesti niimoodi väga, väga meeldiv. Nii armas. Ma ei tea, kuidas ma suudan. Ma vist olengi selline inimene, et ma alati mõtlen nii, et vingud oskavad kõik, aga näha seda, et klaas on alati pool täis, võib-olla on raskem ja ma mõtlen, et kuidagi elus on nii palju, mille üle tänulik olla, mille üle rõõmus olla ja ma ei tea, jah, ma lihtsalt mulle meeldib rohkem naeratada, mulle meeldib elu, ma armastan inimesi, ma armastan neid kohtumisi, neid seiklusi, kõike seda, et ja ma ei tea, sealt võib-olla tuleb see suur rõõm ju sisse. Ja kui te rääksite mu ema ja vanaema, siis te saaksite aru, et see on geneetiline ka. Mida ta tahab elus veel korda saata? Et millised unistused on tal veel täitmata? See on alati nii hea küsimus. Millised unistused on veel täitmata? No, ma arvan, et neid on palju. Ma kindlasti tahaks reisida erinevatesse kohtadesse. Ma kindlasti tahaks kunagi Austraalias ära käia, Uus-Meremaal, Islandil. Juba olla tööalaselt. Ma olen unistanud, et äkki ma saaks kunagi teha mingit
lõbusat saadet Kaupo Karelsoniga, sest ma pole temaga kunagi sellisel viisil koos töötanud ja ma väga imetlen kõike, mida ta tiim teeb. Ma kindlasti unistan, et ma saaks ühel päeval koera võtta. Millest veel? Ja ma arvan, et kunagi võiks vähemalt ühe nunnulapse võiks valmis teha. Ja millest veel? Ma ei tea, ma unistan nii paljudest asjadest, aga jah, need on võib-olla, kui ma niimoodi, mis mulle kohe pähe kargavad. Ja ma väga loodan, et ma olen üldiselt tugeva tervisega. Nii et need paar väikest õnnestust, mis mul siin olnud on, et need jäävad viimasteks, sest ma ei jaksa seda haigekassa krediitkaardi kulutada enam. Miks Keili mulle helistanud ei ole ja millal me lõunale lähme? Ma arvasin, et see tuleb. Mihkel, ma just mõtlesin su peale, sest ma kuulsin linna pealt kõlakat, et sa ei tööta enam ajakirjanikuna. Nii et kohe, kui see intervjuu läbi saab, ma helistan sulle ja lepime lõuna kokku, sest mul on homme viimane südamesooju võttepäev sellel hooajal ja siis mul on nii palju vaba aega ja mul on sulle väga palju rääkida. Muideks see on hea asi, et mul on mingi 5 Mihkel Tamme telefoni raamatus. Ma tean kõik need täpselt, kes need on, lähe kunagi segamini. Kõige ägedam raamat, mida ta on lugenud viimase poole aasta jooksul? Oi, Kus laulavad langussid. Ma lugesin selle 1 päevaga läbi niimoodi, et ma olin puhkusel, läksin randa, hakkasin lugema, olin üliskeptiline, sest et mulle pigem meeldib lugeda igasuguseid elulugusid ja võib-olla mingid reisikirju ja siuksed nagu päris elulugusid. Ja siis kõik nagu soovitasid seda ja oli hull haip ja taas siukse haibiga ma ka väga kaasa ei taha minna. Ja ma olin lugenud mingi 10 lehekülge ära ja siis ma tõusin reaalselt 7 tunni pärast sealt rannatoolilt ja see raamat oli läbi. Ma soovitan, kui ei ole seda lugenud, siis it's a must. Ja kindlasti Jaan Aru mõlemad raamatud on mulle väga meeldinud, pannud mind väga teisiti mõtlema sellele, kuidas me magame, kuidas me logeleme, kuidas me tegeleme loomingulise tööga ja üldse, kuidas me suhtume oma ajusse, oma ajutegevusse. Et väga lõbusalt ja samas teaduslikult lähenetud asjale, et mulle väga meeldib, kui teadusest osatakse lihtsalt rääkida. Kas tal on elus armastus praegu? Kas kevad on hinges? Kevad on täiega hinges ja minu süda on alati armastust täis. Mina ei taha vajutada siia ju. Ei taha. Mulle meeldib, et hääl kaamera tagant tahad küll. Mulle meeldib endale teha üllatusi. Tšau, Kellu! Me loodame, et sa oled Hispaaniast ilusti tagasi ja et sul oli tore reis ja sa oled nüüd puhanud. Meil oli ka täna väga tore pühapäev. Meil käisid vanaema vanaise külas, me sõime pannkooke, rääkisime juttu ja siis vanadest mälestustest rääkides tuli ka meil mõte, mis me siis täna sinult küsida tahame. Jah, kuna me teame, et sa oled väga suur maailmavastaja, sulle väga meeldib reisida, siis tagasi mõeldes oma kodule ja Tartule, mis on parimad mälestused või parim mälestus, mis sulle meelde kohe tuleb? Just. Meil on igatahes sinuga väga palju toredaid mälestusi ja nii Pärri kui ka boss ja ka meie kõik ootame sind juba Tartusse koju. Nii et varsti vast näeme. Näeme varsti. Tšau! Tšau! No, you got me good here nagu. Täiesti lõpp, jääb minu õed, kujutage ette. Ja need kassid nagu, need reaalselt varsti kolivad mõlemasse meie tuppa, need on nii suured. Appi Isver, oota issam, mul läks täiesti praegu meelest ära, mis asja nad küsisid. Ja ma ei tea, nendel tüdrukutel on väga eriline koht mu südames. Aga mis on kõige paremad mälestused seoses Tartuga? Üks päev mõtlesin selle peale ja ma arvan, et ongi Merili ja Mai-Briti minu õdede sünnid, mõlemad. Oh jah. Merili, kes nüüd saab arstiks järgmine aasta, nagu täiesti lõpp.
ma lihtsalt teen mingit tilulilu asju telekas, inimesed küsivad, mis su päris töö on, vaata, ja tema reaalselt läheb nagu ravib inimesi. Aga jah, ma mäletan, kui Merili sündis, siis ma ei suutnud lihtsalt ära rääkida koolis, et ma sain nüüd endale õe, see on nii lahe. Ma olin väga uhke selle üle. Ja siis, kui ma olin juba teismeline ja sündis Mai-Britt, siis oli kuidagi eriti äge, aga siis mingi hetk mulle nagu jõudis kahele, et issver, et mina olengi nüüd see suur õde. Ja ma ei tea, mul on kuidagi väga eriline tunne alati, kui me saame aega koos veeta, kui ma saan Tartus käia või nemad saavad siin käia. Ja kuidagi väga tore, et mul on sellised õed ja selline pere. Ja ma lähen Tartusse Mai-Britti sünnipäevaks 12. mai. Nii et näeme siis. Tšau! Ma olin täiesti möödud, et te ei pane mind nutma.